ema suri 2 aastat tagasi veebruaris ära ja siis ma hakkasin neid asju sorteerima. Muidugi ma teadsin kogu aeg need kirjad seal on, eks ju, ja ma olin neid lugenud siis, kui nad mulle kirjutati, aga noh, mõtle ise, et ega mingi 13-aastane laps ei oska niimoodi mõelda. Näiteks noh, see just, et kui hea see tänapäeval on, et nad on kirjutatud, nad on oma käega üles kirjutatud, et noh, näiteks kui mina neid loen, siis ma kujutan täpselt ette, kuidas ta oleks öelnud seda. Et noh, et võib-olla see paneb mõtlema mõne teise inimese ka, et võiks kirjutada kirju tänapäeval ka, nad jäävad alles. Sest noh, üks motiiv, mis sealt läbi kogu aeg tuleb, on see, et isa kartis, et ta sureb enne ära, enne kui ma täiskasvanuks saan, et saaks nagu mehe juttu ajada või midagi, nagu ta ütles. Neid oli tegelikult, neid kirju oli hästi palju veel. Ja siis mina, kui ma 16-aastane olin, siis mulle tundus, et nüüd on see aeg juba käes, mina hakkasin ka nagu muretsema või noh, et tõesti, et äkki ma ei saa veel kõigest aru ja siis mulle tundus järsku, et nüüd mina olen täiskasvanud küll, aga et isa on kuidagi omale pähe võtnud, et noh, et minuga veel rääkida ei saa ja ma nagu isegi nagu solvusin või üks kiri oli, mida ma sisse ei pannud, oli näiteks selline ka, et nad tulid siia ja hakkasid mulle midagi rääkima Tormisest ja siis aurasid ära nagu närvihaige. Tegelikult oli see, et mina hakkasin siis muusika keskkooli lõpetama, kirjutasin lõputööd Tormisest. Ja ilmselt talle tahtsin seda midagi rääkida, aga tema oli niisugune, noh, ta ikkagi jõi ka päris palju ja tal viimastel aastatel oli ikkagi natuke niisugune, kuidas öelda, no mitte enam see võib-olla kui varem. Ja siis kuidagi täiesti ei pannud tähele, mis ma rääkisin või ikkagi niimoodi ma sain aru, et noh, et ta ei ole pihta saanud, et ma nüüd olen juba valmis seda juttu kuulama. Et tegelikult on, noh, seda on küll imelik öelda, aga on hea, et ta suri just siis, kui ta suri, sellepärast, et noh, ta niisugune, ta oli siiski selline küllaltki raskesti talutav inimene ja läks kõikidega kohutavalt kiiresti konflikti ja niimoodi. No nagu siin videos on ka hästi palju sellest. Ja kui palju, noh, ta on siis sellepärast ka peksa saanud ja nii. Et kui, noh, et vaata üks asi on nagu väga suuri lootusi panna oma lastele, mis iseenesest on ka ju päris, mõnes mõttes see oli ka päris raske ju taluda, vaata. Et noh, et nüüd loodetakse, et noh, et mina nüüd olen see, kellest saab tema töö jätka ja neid kirju oli hästi-hästi palju ka niukasi, neid ma ei pannud sisse. Et noh, mõnes mõttes ma küll noh, ei lasknud ka nii väga ennast sellest heidutada ja mõtlesin, et noh, mul oli igast muid mõtteid ka, mida võiks edasi õppida, kuigi noh, ikka nagu erinevate kunstiliikide raamides, aga just see, et noh, et kui ma siis lõpuks hakkasin kunstnikuks, siis äkki ta siis oleks, talle oleks see meeldinud või tont teab, on ju. Noh, nüüd ma elasin selle läbi, mida ma enne oma eakaaslaste peal olin juba näinud, et kellel surevad mõlemad vanemad ära. Et see, et kuidagi paneb siin natuke teistmoodi asjade peale mõtlema, et sa saad kuidagi teistmoodi aru sellest, et sina ei ole ka igavene ja peaks tegelema sellega, et mingeid asju, mida sa saad jäädvustada, neid jäädvustada. See video on üks mingi taoline asi. Et need asjad, mida mina veel nagu isa tundes teadsin, et need ma võib-olla katsusin sinna videosse kuidagi panna. Ja siis oli veel üks kiri, mida ma ei leidnud üles. Vaata, sest emal oli tohutu palju seal igast väärtuslikke asju, aga tohutu palju rämpsu ka, eks ole, vanad inimesed ikka koguvad kõike nii. Ja siis üks kiri, mida ma seal leidsin, oli sellest, kui isa kirjutas, kuidas ta Toomemäe peal, tema oli sellest põlvkonnast, kus 16-aastaselt talle tädi ja tädimees, kes teda kasvatasid, andsid raha, et ta läks lõbumajja. Ja minu ema kogu aeg rääkis, et see oli ta ära rikkunud, et tema suhtumine naistesse oli alguse saanud sellistest suhetest, et arvatavasti see kuidagi, võib-olla mõnes mõttes see tegelikult tema piltidest tuleb ka välja, see, kuidas ma neid naisi näeb. Et ta küll ütles, et pole midagi ilusamat kui naine, aga see naise ilu tema jaoks on niisugune kuidagi selline, noh, ei oska ikka õiget sõna öeldagi. Ja lapsena mul need naised ei meeldid, mida tema oleks jubedad, paksu persed, ilusad.
jah, ühe kunstiteose ma olen kunagi enne teinud ka isa tööga, vaata tal on see Eeden on selle töö nimi. See on siin videos ka sees. Kus on Adam ja Eva unaga, jah. Et sellega ma ükskord tegin sellise töö, kus oli selleks veel Ljubljana graafika triennaalile. Et kus on ühel pool see isa töö, teisel pool on siis niisugune Photoshopis tehtud töö, kus mina olen photoshopitud selle naise asemele. Sellepärast, et kui ma noor olin, siis paljud ütlesid, et mina olen tegelikult väga sarnane selle naisega. Ja siis üks asi veel see ka, et need asjad, kõik need kohad, ma suvel tulin siia Tartusse, siis otsisin esimest korda üles need kohad, mis isa, kus ta oli elanud. Et Kloostri tänav 2, siis oli Tähtveres seal mingi koht. Et need kohad, millest ta räägib, mõned nendest olid Eesti ajal, nagu näiteks see A. Le Coqi õllevabrik ja siis seal on veel mingeid asju, mis nõukogude ajal neid ei olnud, et sel ajal, kui ta kirjutas, siis need olid nagu mineviku mälestused, et mõtle, mis oli siis ja kuidas siis oli seal nii ja siis nüüd nad on jälle umbes samasugused. Jaani kirik on jälle samasugune ja kõik. See on ka päris huvitav. Aga see Kloostri tänava maja on küll natukene moderniseeritud, aga umbes võib ette kujutada, milline ta nägi tollal välja, siis 1918 või, kui isa oli väike poiss. Siga jooksis seal aias ja pirnipuu on ikka seal. Et see suur tammega võrreldav pirnipuu, mida ta siis kirjas kirjutas, siis ma läksin sinna, vaatasin, seal ongi hiigla suur pirnipuu ja pirnid ka küljes. Päris sünge. Jah, et selles mõttes ma lugesin neid kirju tollal küll, aga kunagi enne mul ei tulnud mõtet, et läheks vaataks, kus Tartus see Kloostri tänav on siis. Enne kui nüüd. Aga jõudsin ära teha. Et ma ühele inimesele kodus näitasin seda enne, kui ma siia tõin, et keegi polegi seda nagu valmis olekus näinud. Ja tema ütles sellise sõna, et võlg. Et mitte nagu halvas mõttes võlg, vaid nagu kõige paremas mõttes. Võt.